No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 363 teie ees. Täna on 23. veebruar 2026, laua taga Laura Jaansen, tere hommikust. Tere. Kris Silvest, tere hommikust. Tere hommikust. Ja mina, Raul Ojasaar. Olümpiamängud on lõppenud, saab jalgpalli juurde tagasi naasta. Eesti on medaliriik, mis tundub, et siis Henri Sildaru hõbedavõit tekitas. Vaata, kui sellised suured võidud on, ma julgeks öelda, et see hõbedavõit on ikkagi võit. Hõbe. No, Henri Sildaru reaktsioon, kus juures pigem ja intervjuudest ka lugedes, nad olid vist ikkagi natukene petnud kohtunikud. Seal on subjektiivsust vaata päris palju. Ja see oli ikkagi, okei, see punkti vahet nagu ei ole seal niimoodi üks-üheselt võetavad, eks ju. Et seal kohtunikud lihtsalt pidid otsustama, kumb oli ägedam. Võib-olla kui see kuld oleks kaugemal jäänud, siis võib-olla ei oleks nii palju pettunud just Sildarud ise. Aga tavaliselt selliste medalite puhul ju, ma ei tea, küsitakse mõned päevad hiljem või isegi aastaid hiljem, et kus sa sel hetkel olid või et mis sa tegid, kus sa seda vaatasid, kui see medalisõit siis toimus. Ma küsin teilt, kus te olite, mis te tegite? No Laura. Ma ütlen ausalt, arvestades, ütleme siis neid skandaale, mis seal Sildarude pere ümber on olnud, siis ma selles mõttes, see on ilmselgelt suur võit, suur saavutus, suur tegu, aga minu jaoks ta on kuidagi natukene hägune ikkagi, tõesti nende skandaalide pärast. Ja ma lihtsalt võtan nagu ettevaatlikult, ma ei taha tavaliselt nagu leere valida, aga siis ma olengi kuskil hallis alas ise ka, et minu jaoks ei ole nagu salvestatud hetk, et see jutus, see oli tore, aga mina mingit märki endale maha ei pane, et ma olin seal või kuskil majal. Mina kusjuures see on täitsa tore, et sa niimoodi küsisid, sest mina olin samal ajal jalgpalli vaatamas. Naiste saali jalgpalli poolfinaal otsustav mäng oli ja minu lemmik Aurora võitis sai finaali samal ajal lõpuvile kõlas ära ja siis lõpusireen ja siis mingi paar minutit hiljem sai selgeks, see oli suhteliselt samal ajal toimus. Mul oli suhteliselt sarnane asi, ma olin ka jalgpalli vaatamas, ma kommenteerisin Viimsis taliturniiri mängu Viimsi ja Nõmme Unitedi vahel. Väga ebaprofessionaalne, aga mul kommenteerimise ajal ETV ülekanne arvutis käis, ma küll väga palju ei jõudnud vaadata, aga ma olin kursis, et ta enam-vähem seal kõrges mängus on ja kui mäng sai läbi, siis kolmanda vooru äkki siuke 5-6 sportlast oli veel oma selle esituse tegemata, sealhulgas Henri siis, et ma jäin sinna Viimsi halli telefonist, jäin seda ülekannet lõpuks edasi vaatama ja siis seal nagu sain selle emotsiooni kuidagi. Ei, see oli kihvt, aga see, mis Laura mängu tõi, see on ka tegelikult nagu õige, et mingisugune nagu selline ma ütleks kahtluse vari või mingisugune nagu selline pilv ikkagi selle asja kohal on. Kui ma lugesin seda Henri Sildaru medali-intervjuud, mis ta kandis, traditsiooniline olümpial keegi võidab medali, siis järgmisel hommikul tavaliselt need kirjutavad ajakirjanikud on seal ju kambakesi platsis ja on selline põhjalikum tagasivaade või sissevaade. Et see elu on ikkagi päris karm nagu. Nad ütlesid, nad on 365 päeva koos. Sul isa ongi treener, see on sama isik. Sul ei ole nagu praegu tundub, et Henri vähemalt sõnades ja tulemused ka näitavad, et need on nagu, see töö on nagu selles suhtes ära tasunud, aga et sul ei ole nagu mingit muud elu justkui seal kõrval. Ei paistnud küll välja, et seal oleks nagu mingisugustki, mitte väljapääsu, aga mingisugustki nagu muud asja seal kõrval, et ja sul ongi see, et sa ei saa ka nagu minna, et see, kes sind võib-olla võiks nagu treeneri kõrval olla tavaliselt see, kus sa lähed nagu need teised usaldusisikud, lapsevanemad, ema, isa, on ju, et see ongi sul nagu üks isik, et sa ei saa sealt nagu välja ka ja me teame, et teise lapsevanemaga on need suhted nagu päris põhjalikult sassis ka, on ju, et ega see lihtne olukord ilmselt Henril ei ole, aga sellest on nagu naljaks rääkida pärast seda, kui ta on nagu elu suurima saavutuse ära teinud. Nagu Markus Jürgensonile meeldib, et tippsport nõuab ohverdusi, aga see Sildaru näide, et see on kuidagi eriti ekstreemne selles mõttes. Aga selles mõttes Tõnis Sildaru on ikkagi oma 2 last ju kasvatanud üles ja treeninud sisuliselt ju olümpiamedalini. Mitte sisuliselt, vaid ongi. Selles mõttes. Kelly ei olnud medali võitmise hetkel enam Tõnise käel, aga
suur alus sai enne ära pandud, on ju, et mõlemad 19-aastaselt siis võitnud ju olümpiamedalid, päris uhke saavutus. Aga noh, sedasama intervjuu näitel, et kui palju tegelikult nagu tööd tuleb teha, et noh, sa rääkis, et suviti on tal 3 trenni päevas. Ehk siis esimene trenn on kodus, kuskil tagaaias on neil tehtud need reilid või üks reil seal ta saab harjutada, eks ju, 1,5 tundi ja siis on 2 nagu üldfüüsilist trenni veel otsa pärast, et noh, see, kui paljud jalgpallurid Eestis teevad nii palju trenni? 3 trenni päevas. Jah. Just juba 2 on selline, millest räägitakse, et oi, täna oli 2 trenni. No, ma ütlen, seal paljuski oleneb, on ju, noh, see reilitrenn ei ole ilmselt niivõrd füüsiliselt nõudlik, eks ju, kui võib-olla, ma ei tea, keskmine jalgpallitrenn, on ju, aga noh, see on niisugune tehnika lihvimine see, aga noh, seal on 2 üldfüüsilist veel otsa, et jõusaal pluss mingid hüppeharjutused, on ju. Et see, ja noh, talvel umbes 2 tunni jagu laskumisi päevas, ma sain aru, kui nad nagu siuke pool päeva seal mäe peal vedavad, on ju, et aga see rennisõit on ikkagi jõhker ala. See renn ise on ju umbes 5 meetrit kõrge või sügav siis, kuidas võtta, ja 7 meetrit. Ja nad ise ju hüppavad keskmiselt sinna umbes 5 meetri kõrgusele. Eks sisuliselt nad kukuvad ju 12 meetri kõrguselt alla. See on jõhker. Ja noh, see renn ka, noh, ma ise ei ole kordagi näinud ühtegi nagu elusest peast, eks ju, aga vaata, kui see mingisuguse kaamera nurgalt tundub, et noh, siuke tavaline toru sees sõidavad, on ju, ja siis ta kuidagi zoomib välja, kui jõhker see nagu, tegelikult see kõrguste vahe on, et ta ei ole nagu sirge maa peal, et on täiega allamäge ja noh, siuke mastaapne rajatis lihtsalt, on ju, et ime pole, et neid maailmas nagu üldse palju ei ole, aga noh, ma ei tea, muudest muljetest minule ikkagi see Norra edulugu nagu, see on niivõrd muljet avaldav lihtsalt 18 kulda, 12 hõbedat ja 11 pronksi. Ja me räägime 5,6 miljoni elanikuga riigist, eks ju. Ja. See on vähem elanikke kui Balti riikides kokku. No aga Norra on ajalooliselt olnud ju ikkagi taliolümpiariike. Suveolümpial nad nii edukad ei ole olnud, kuigi neil on ju ka viimasel ajal tulnud edukaid suvealade sportlase. Ei, no nad on jalgpallis ka juba ju nüüd, väga tugevalt esile. Mõtle, kui Erling Haaland oleks talisportlane, ma arvan, et ta oleks ka mitmekordne olümpiamedalist juba. No mingil alal. Jah, seal on ju räägitud ka nüüd, et Norra seda nii-öelda edu võetud pulkadeks, et noh, seal ongi, mida Eesti on ka üritanud siin ju üle võtta, et kas seal alla 13-aastastele mingit tulemusi ei loeta kuskil või noh, ei tehta tulemuse peale sporti, võisteldakse, aga need tulemused ei lähe kuskile kirja või need ei ole nagu sellised pingeread seal, on ju. Ja ikkagi väga palju on sellist asja, et lapsed teevad mitut sporti korraga, mingisuguse vanuseni seal teismeeas ja siis alles spetsialiseeruvad, mitte noh, Henri Sildaru näide on nagu väga teistmoodi, kus ta on, ma ei tea, 3 aastast peale spetsialiseerunud, eks ju. Aga mitte ühel alal, vaid no jah, aga noh, ühe ala erinevad distsipliinid, ütleme, aga noh, seal ei ole niimoodi, et seal Kläbo valib, kas ta hakkab 50 või sprinti tegema, vaid võib-olla valib jalgpall, käsipall, suusatamine ja laskesuusatamine, et see just see väga varakult mitte spetsialiseerumine on toodud välja, on üks siis Norra edu võib-olla võtmeid. Aga noh, Kläbo ise ka täiesti sõge inimene, nagu 6 kulda murdmaasuusatamine lihtsalt kinni panna nagu ära teha. Mitmendal kohal Kläbo ise medalitabelis oleks, kui ta oleks seal riikide arvestuses. Rootsi vist sai napilt mööda tast selles suhtes, et jah, 6 kulda on ju, vaatan kohe üle. Ta oleks olnud mitte nüüd isegi väga, väga kõrgel, aga 9. No ikkagi, jõhker. Austria, Jaapani, Kanada ees. Aga noh, see 50 kilti, need maratonid laupäeval, pühapäeval, need olid ka ägedad asjad, ma ikka üritasin nii palju vaadata, kui sain, et see on kuidagi siuke traditsiooniline asi, et ja ma vaatasin, naised on ka ikkagi päris kõvad. Eba Anderson, rootslane, kes võitis, saaks meestes olnud 20 sama ajaga. See on päris nagu korralik koht nagu. Mitte lihtsalt korralik koht, vaid ikka väga hea koht nagu. No Alevil oleks natuke kaotanud siis. Jah, Alevil natuke kaotanud, Hiimat võitis, on ju. Et noh, me ei saa päris nagu üks ühele alati võtta, eks ju, need olud võivad natuke erinevad olla, aga noh, visuaalselt tundus, et ikkagi suhteliselt sarnased päevad olid, et seal ei olnud niimoodi, et ühel oli paks lumesadu ja teisel nagu üliliberada, et päris jõhker. Aga
nii? Ei, ma tahtsid olümpiast veel midagi. Jaa, ma tahtsin öelda, Tõnis Sildaru ikkagi ju ka jalgpalli inimene, et Õismäe Tormis mänginud siin viimasel ajal Rahvaliigas, mitte viimasel ajal, aga nüüd natuke aega tagasi, siis kui ta veel võib-olla nii palju aega ei kulutanud treenimisele, aga kunagi isegi esiliigas ju 2 mängu teinud FC Lelle eest aastal 99. Kõva väravamaa siin. Noot. Sina oled ka Õismäe Tormi eest mänginud, aga mitte siis Sildaruga koos, nagu ma sain. Mitte Sildaruga koos ja isegi trenni vist ei ole Sildaruga koos teinud, aga mul on ka mõned mängud Õismäe Tormi eest kirjas, aga kui minul on ainult mõned mängud kirjas, siis Tõnis Sildar on, ma julgen öelda, et ikkagi Õismäe Tormi legend. No, Eesti spordilegend on ta ikkagi ka nüüd. Nii et palju õnne Henri Sildaru, Tõnis Sildarule ja kõigile, kes kaas elasid. Ja palju õnne ka Sokkernetile, sellepärast, et üks meie kolleeg tuli 3-kordseks Eesti meistriks. Jah, reede õhtu kõige tähtsamat võistlust me pole veel maininud, eks ju. Jalgpalli mälumängu Eesti võistlused, Kristjan Remmelkoor oma võistkonnaga MRG vilistlased tuli siis 9 vahejärel Eesti meistriks. Kuulus karje, helises taas üle A. Le Coq Arena ja 3 kulda. Ehk järjele võimaks kinni, jah. Aga meil on natukene jalgpalliteemasid ka ainult, tõesti tegelikult väga palju nagu ei ole, sest eelmisel nädalal väga palju justkui ei juhtunudki. Esmaspäeval siis võib-olla üks põhilisi uudiseid tuli Kristo Hussar, FC Floras siis Eesti klubiks vaikselt muutuvasse Trenchinisse, Slovakkia kõrgliigasse. Ehk siis 4 endist mitte Premier League, vaid Premium liiga meest on siis seal. Lisaks Hussarile siis Poom ja Pihhin ja Richi Musaba. Ehk siis on põhjust kaasa elada seal justkui, aga siin nädalavahetusel ükski Eesti mees ju platsile ei saanud. Jah, Musaba mängis ainult, aga vaatasin ka, kes seal parem kaitses on, neil oma poiss, kes vahepeal käis kuskil Spalli akadeemias vist on tagasi tulnud, ongi Trenchinis sündinud 20-aastane, et ega seal ei ole seda heinajuhtumit, et oma poissi tahetakse selle eest kasvatada ja eestlane vaata see kõrvalt, et või vastupidi, just on nagu koht on võtta ju, et mingi noor nagan asemel. Jah, nii palju, kui ma vaatasin ka mingeid hetki mängust, et seal ei tundunud, et ta midagi oleks ise kahitanud, et aga näis, Hussar, kui võrdleme see lühikest aega seal olnud, samas Poom sai ikkagi ju suht kohe peale, et seal vist seda filosoofiat otseselt ei ole, et ma ei tea, pead tegema torvutrenne kaasa, et aru saaksid, mis toimub, et jah, mida sealt taustalt nagu välja lugeda, et Hussaril muidugi on olnud mingid muresid, tervisemuresid ka. Ma tahtsin just öelda, et ta Florast ka ju mingid mängud puudus, me ei tea, võib-olla selle aeti natukene kägu ka, et valmistati üleminekuks ette, aga ta ise ütles, et ta on enda arust heas vormis ja praegu mingid vigastusi ei ole. Okei, siis on teine lugu, on ju. Aga sama ei saa öelda Pihhini ja Poomi kohta, kellel väiksed tervisemured praegu on. Et nemad puudusid sellepärast viimasest mängust koosseisust. Jah, ja nende vigastustega kuidagi välisestlaste puhul on hakanud nüüd kiiva kiskuma asjad, et siin Sinjavski, Paskotši sai vigastada, eks ju, et neid Sinjavski case vist on kõige nagu tõsisem mingis mõttes, et ta ju täitsa nii-öelda oma selle mingi õlaga või mis tal seal oli, et korra käis välja. Tundus jah, et nagu vähemalt see tundub, need õlad ja rangluud, need sellised asjad ka, et naljalt ei taha sellega peale minna, sest jalgpall on kontaktne ala, et kui sa pead õlga andma ja see on ikkagi sul valus, et siis suht keeruline mängida, et see ei ole nagu hüppeliigas, et teevime kinni ja küll saab, et see tundub isegi kõige sellisem, et Sinjavskit ikkagi tõesti tahaks mängimas näha, muidugi tahaks, et ta saaks enne seda vormi ka alla, et oleks nagu valmis. See on nagu ka tõesti kõige sellisem suurem küsimärk vähemalt minu jaoks. Olete märganud Sinjavski sotsiaalmeedias videos, et nüüd juba viimastel kuudel, isegi aastatel, et ta on ikkagi kehaliselt ikkagi läinud nagu päris tugevaks meheks. Mehistunud, jah. Ja, et ta on nagu seal Tšehhis just viimastel aastatel kõvasti nagu juurde pannud selles osas. Nii palju, kui piltide videode pealt paistab. Et jah, vanasti oli tema üks 2 mängijast, kes kandis siis koondises S-suuruses särki. Ma ei tea, äkki enam ei mahu ära või? Sorga oli teine. Ma ei usu. Sorga just oli ikka sellepärast, et ikka kõik kumersed oleks näha. Igatahes tuleb märtsikuus siis üle küsida, et kui ta tuleb koondisesse, et mis Sorga või? Ei, Sinjavski, et kas mahub veel ära või mitte. Aga ühesõnaga see Rwanda turniir peaks toimuma juba 6 kuu aja pärast, et vist äkki ongi täpselt 6 aja pärast algab see
jah, ongi ju, täpselt 6 aja pärast algab koondise aken, et endiselt kusjuures ei ole avalikustatud, mis vastased meil on, mis päevad need mängud on, kuluaarides liigub info, et mingisugune nii-öelda koondistele mingi eelinfo juba öeldud, aga klausliga, et ärge seda avalikustage, ma ei tea, miks, mis see nagu point selle juures on, aga naljaks lihtsalt, et meil on 6 aega nagu minna ja just kui me ei teagi, kellega me mängime. Jah, ja huvitav on tegelikult, milline see turniiri formaat ka siis on, et kui näiteks esimene mäng peaks jääma viiki, et kas siis seal sõltub sellest, et tulemusest, et kellega siis järgmine mäng on, et kas tuleb üldse penaltiseerija näiteks või kunagi nagu räägiti, et on 2 poolfinaali ja finaal ja 3. koha mäng, no umbes nagu Balti turniir ilmselt, et võib-olla siis ikkagi mingisugune penaltiseerija pannakse seal, et vahelt, et seal lisaaega mängitakse, et pigem lihtsalt otsustatakse kuidagi see võitja ära selle. Et mingisugune loogika viitaks selle, et kuna seal on 2 Aafrika tiimi, et äkki neid ei taheta siis nagu kokku panna esimeses ringis, ehk siis tuleta meelde, seal on Rwanda, Keenia ja Grenada, ehk siis kui me eeldame, et Rwanda ja Keenia pannakse eraldi, et lihtsalt võimalikult palju nii-öelda kontinentide vahelisi mänge tekitada, siis ilmselt me Grenadaga ei mängi esimene mäng, aga see on täielik suvateooria, et loodetavasti siis lihtsalt varsti tuleb see info välja, aga sellest juba siis rohkem kindlasti, kui see info on lõpuks väljas. No aga siin on tegelikult päris vähe jäänud, arvestades neid vigastusi, mis siin Eesti koondislastel on, et see koosseis võib tulla päris huvitav, et isegi kui need mängijad peaksid terveks saama selleks ajaks, siis kas on see koht, kus praegu niimoodi koondisse minna või saada uuesti kuidagi teistmoodi vormi, et koduklubis hooaeg korralikult lõpetada või mõttekoht kindlasti. Käit kindlasti on see mees, kes võib-olla ongi seal see küsimärk, et seda meistritiitlit seal jahtida, et ma ei tea, millised need suhtlused seal nagu klubi ja koondise ja mängi vahel nagu tegelikult on, et võib-olla selleks vahe on 20+ ja mine kuhu tahad. Jah, mine tea, et kuidas neid asju nagu vaadatakse või jah, mis nagu iseenesest ta ei ole nagu suvaturniir, aga see on ikkagi see koht, kus sa saad nagu tõenäoliselt neid vabastuslehti nagu natuke kirjutada, kui on vaja, et jah, Baskotši on ju teine mees ka, kes siin natukene vigastada sai, aga tal tunduvad üldiselt on sellised väiksed mingid lihasasjad, et need pigem seekord oli vist mingi hüppeliigese teema, mille osas ta nagu ise ütles välja, et ta ei teagi, mis seal on, et mis nagu natuke on selline väike punane lipuke kuskil, aga neid vigastused on ju veel, Saarma on siin ju audis praegu, kes võiks märtsiks nüüd tagasi olla, aga mine tea, kas ta on alati, on ju, need vigastused vahel võivad ju venida ja siin Poom on ka ju nüüd jäi ju vigastusega kõrvale, et vaatab, mis temaga saab, et neid murekohti justkui on, aga jällegi õnneks ei ole punktide peale mängud, aga lihtsalt kui me läheme sinna mingisuguse natukene teisese koosseisuga, seal on Randas on, ma ei tea, kes on keskmäestiku tingimus, aga 1500 meetri kõrgusel on see pealinn näiteks, kui jällegi seal toimuvad mängud, meie seda ka veel ei tea, siis ja vastased, ega need papist poisid ka ei ole nüüd, kuigi võib-olla paberi peal võiks nagu arvata, et me oleme kõvemad, siis kui sealt mingisugused magedad kaotused näiteks tulevad jällegi see üldine maine või siuke tunne on nagu kehv lõpuks, eks ju. Ja selge see, et Jürgen Enn ikkagi tahab võimalikult tugeva koosseisu sinna saada. Aga Karl Jakob samas tahab kindlasti tulla, selles ei ole kindlasti kahtlust. Mängida jalgpall, mida? Vahel saaks natukene päris vorm ka selga ajada, et Tõugjas on ju, kes nüüd sai debüüdi, tegelikult Christopher Käit on kindlasti seal radaril kuskil üsna lähedal, et ma arvan, nemad pigem jälgivad siukse nagu mingis mõttes nagu positiivse põnevusega, et mis need teised mehed siin eespool nagu teevad või ei tee. See on ka kätki, okei. Ei ole hullu. Et jah, eks me näe, mis meile ka siis Eesti hooaja ju avang endast kujutab, et kes on esimeste nädalatega võib-olla silma hakkab paistma, et võib-olla kerkib mõni selline nimi esile, keda võib-olla ei oskakski oodata või pakkuda. St. Pauli võitis Werderit. Eesti Bundesliga meeste omavaheline duell justkui oli seal omajagu inimesi ka kohal Eestist, isegi koondise abitreener oli seal
ma ei tea, kui nagu eetiline on siin nagu ühe mehe särk selga ajad, okei, teine ei mänginud, vabandame välja, aga kihvt oli vaadata, et seal ikkagi tähistati mõnuga ja St. Pauli jaoks, meie jaoks ülipositiivne tulemus, St. Pauli punktid on meie jaoks palju kallimad kui Werderi punktid. Ja kihvt oli vaadata küll seda videot, mis seal sotsiaalmeedias juba lekkis, aga ma vaatasin lekkis siis Karol Metsa elukaaslase kaudu, aga ma vaatasin küll veidi ärevusega seda, et jumal küll, et ärge nüüd Metsale liiga tehke, et ta ei olnud väga kaua aega tagasi pikal vigastuspausil, et seal ikkagi korralikult Metsa lennutati. Ei, aga võite tuleb tähistada, edu tuleb tähistada. Ja vägev, et käiaks ikkagi mängudel seal Saksamaal eestlastele kaasa elamas. Jah, ja väike lootuskiir avanes ka selles suhtes, et Miia Pakkaus kuulus Werderi esikinnas ikkagi pudistas palli sisse, nii et äkki. Vaevalt esimesed kommentaarid juba Werderi peatreenerilt olid sellised, et ega ta väga seal avalikult ka ei hakanud Pakkausi süüdistama, aga jah. Aga selles mõttes tulemuse mõttes ma arvan, et eestlaste jaoks või Eesti jalgpallisõprade jaoks oli see väga hea tulemus, sest me ju pigem võime eeldada, et Hein ei jätka järgmisel hooajal Werderis ja kui peaks valima, et kumb neist Bundesligasse püsima jääb, kumb kõrgemal võiks lõpetada, siis on St. Pauli ikkagi see, kellele rohkem pöialt hoiaks. Jah, tabeli seisis hetkel selline, et St. Pauli tõusis siis eelviimaselt kohalt 16-ndaks, ehk siis üle-eelviimasele kohale Werder on siis, vahetati tabeli kohad nii-öelda ära, tagumised 2, ehk siis praegu seisuga Werderi või Heidenheim langevad otsa ja alla ja St. Paulis läheks ülemineku mängudele, aga St. Paulil on sama palju punkte siis kui Wolfsburgil, kes on koht üleval pool neist, et midagi kadunud veel ei ole, aga see hooaja viimane osa tuleb, iga punkt on kullainaga. Palju on mäng oli, kas 9 või 11? 11. Ja Werderil oli järgmine mäng Heidenheimiga ja St. Paulil oli kellegi tugevaga minu arust. Aga siin lihtsalt tuleb see lõpu, ütleme 2/3 hooajast on praegu mängitud alles, et siin natuke on veel minna küll. Aga hea võit kindlasti St. Paulile. Ja St. Pauli on üldse ju tegelikult viimasel ajal päris okeilt mänginud ja tulemused ka saanud kätte, sellepärast et viimasest 3-6 punkti. 2 võitu, jah. Et loodetavasti seal ikkagi suudetakse püsima jääda. Eesti jalgpallis siis nii palju, et räägime võib-olla sellest, et hooaja avamine oli meil ju laupäeval, ehk siis esimest korda Premier Liiga ja naiste meistriliiga hooaja avamine, eks ju. Laura, me sinuga olime seal seda stuudiot natukene vedamas. Oota, ma segan kohe vahele. Rääkige, mis juhtus siis, kui otseülekannet meile, need, kes tahtsid kodust teleka ja Steivani pealt vaadata, mis siis toimus? Ma saan aru, et Floor mäng käis, see oli, kui ma kuulsin, et seda hakatakse mängima, siis mõtlesin, vau, et see on küll lahe asi, et tahaks ka näha, aga kui see pihta hakkas, siis tõmmati eeter maha ja vaatasime Konstantin Vassiljevi intervjuud. Sulle ei meeldinud see? Ma olin näinud seda, aga Floorin ma tahtsin näha, et mis seal toimub, kuidas seda mängitakse, kes võidab, kes seal need kõige targemad on? No, mis sa arvad, kes võitis, kui seal... Kes osalesid? Seal oli Maria Orav, Anna-Marta Reino, Sergei Pareiko, Lauri Sappinen, Lauri Välja ja Andrei Frolov oli või? Jah, mis sa arvad, kes on seal kõige rohkem nagu võitja? Võitja? No ütleme lihtsalt, kes ei ole kursis, selitame korra, et Floori põhimõte on siis see, et 2 mängijat on vastamisi, ekraanil läheb pilt, mingi kategoorial, seal kategooriad olid Eesti jalgpallilegendid, treenerid, staadionid, funktsionärid ja klubid. Välismängijad olid ka. Välismängijad, legionärid ja klubi logod siis, kus see nii-öelda sõna või vihje on nii-öelda ära võetud või see nimi on ju. Ja siis need pildid tulevad ekraani peale ja siis sa pead võimalikult kiiresti siis vastama, mis see, kes seal on või mis seal on. Ja põhimõtteliselt, et aeg kogu aeg tiksub, et kes siis nii, kellel enne aeg otsa saab, see on kaotaja. Kes võiks olla kõige kogenum? No ma arvasin, need nimed, mis sa ette lugesid, äkki Froll siis? Jah, Premier Liiga kuningas siis... Teisest voorust tuli peale või nii-öelda teise paariga tuli peale ja lõpuni koksas kõik. Jah, seal oli niimoodi, et alguses loositi siis 6 osalejat oli siis või äkki või? No need, kes me ette lugesime. Aland oli ju ka. Aland oli ka, jah. Sest et seal oli mingi 6, 7, 8 osalejat, eks ju. Alguses loositi lihtsalt 2, kes oli esimene paar ja võitja lauas lihtsalt. Ja Froll tõesti tuli teises voorus peale ja panigi lõpuni välja, ehk siis nagu
Premier Liiga mängude kuningas ja siis seal ka sai kõige rohkem mänguaega. No tõsi, seal oli natuke see, et seal oleks neid pilte pidanud natukene segamini rohkem ajama, et seal kui mingisugused klubid näiteks tulid, seal alguses olidki Levadiad, Florad, Kuressaared ja siis tulid mis iganes need eelmise sajandi Lantanad ja Dünamad ja asjad, mida siis selles mõttes oravale vist sattusid need ja ilmselgelt kuidagi ei tundnud, või mina ei olekski ära tundnud, et seal vist väga paljud, kui me ju koos tegelikult vaatasime seda Raul ja Kanguriga koos, et ega te isegi vist olite mingit, see vist on see või äkki on see. Lantana? Ongi. Suhteliselt nagu keeruline, et aga te olete ka selles mõttes nagu laiemate teadmistega, kui siin Mikki Korav, ma arvan, et ei vaata taval ajal seal mingisuguseid logosid ja ei mõtle, kes seal mängisid või mänginud. Jah. Ei, selles suhtes, et seal, miks seda ei näidatud, Krister küsis ka meilt vaata küsimus, et miks seda ei näidatud, seal olidki mingid põhjused igaks juhuks vist mingite copyrightide asjade osas, et seal ei läheks igaks juhuks mingite asjadega vastu olla, et seal pildid ja kõik asjad, et see oli nagu kohapealsetele inimestele lihtsalt mõeldud väike vahepala. Aga see oli, ma arvan, kogu õhtu kõige ägedam asi minu meelest tegelikult. Mis asja? Mis asja? Ütleme nagu vaatajana, nii palju, kui ma sealt saalist nägin. Et mis sul Shannoni vastu siis on? Ütleme nii, et see Floor ikkagi... hea nalja ikkagi selle õhtu peale ära. Oli küll, jah, mida meie ei kuulnud, me olime ka kuskil lava taga samal ajal. Aga jah, see Floor tundus oli ikkagi õnnestumine, et seal oli kihvt nagu endal ka seal kaasa nii-öelda justkui mängida, nii et kuidas seal... Ma ei ütle kellele, ma ei hakka siin häbiposti panema, aga ühele Eesti meesjalgpalluri tulid siis seal, sa ütles ka, et need oleks pidanud segama, kuidagi sattusid niimoodi, et vastasel olid nagu meeslegendid ja siis temal tulid kogu aeg need naised ja siis ta, seal päris palju naislegendi ikkagi edasi, et seal päris palju naisjalgpallurid oli ka saalis ja seal ikkagi oli kuulda sellist ütleme rahulolematust või isegi niisugust pahameelt natukene või nördimust, et seal ikkagi ja seal treenerite all vist oli on ju Aleksandr Ševaldajev, et see võiks juba ka olla, et sul on... No vaata, seal on lihtsalt see ka, et ka Janno Kivisilla pilt oli see, mida... Ševaldajev oli täitsa tänapäevane pilt selles mõttes. Ei, Kivisillal ega seal... No Kivisillal oli ikkagi natukene kaugem pilt. Kas seal oli mõni selline pilt ka, kes seesama inimene viibis saalis, aga teda ära ei tuntud? Just Lauri välja sai ise vastata, et mina... No seda oli, Pariko oli ka vist piltide seas olemas, ta ise ka vist... Ja Kaivo ja Karolin Kaivo ja näiteks oli Uibo Leht oli ka siuke... Aga tunti ära ikkagi kõik need vist, kes saalis olid. Meelis Kalda isegi oli Veiko Soo. Ja Veiko Soo. Need ikka tunti vist ära, et sellist hetke vist ei olnud, et keegi saalis oli ja sai nii-öelda, et okei, et mind ei tunta. Aga see oli kindlasti päris kihvt, aga see hooaja avamisest üldse rääkides, kuidas siis, mis oli, Tuvi Pets ja MC Juks peale läksid? See oli ju lõbus. See oli ka jumala selline meeleolukas, et jah. Aga tore oli see, et naised olid ka seekord kutsutud naiste meistriliiga hooaja avamine oli see ka, ega naiste meistriliiga alguseni ka ju teab, mis kaua on aega ei ole. Et nad 13. märts on superkarikas. Märtsis, jah, 13. märts superkarikas ja kes 20, sellest järgmine nädalavahetus ongi juba mängud. Ainus asi on see, mis nagu minu jaoks Viimsit ei olnud nagu üldse mitte. Et just see, et nad registreerisid ennast ära ja siis sai seal natuke taga aetud inimesi ja siis ma tegelikult ikka ei tule, ma tegelikult ei tule, et see, okei, Elvast saad nagu aru, et seal võib-olla ei jaksa sõita seal mõnel, kuigi oleks tore näha nagu kohal, et just see, et sind kutsutakse esimest korda, nii-öelda naised mingis mõttes pidevalt nagu võitlevad, et saaks mingisuguseid asju nagu juurde või kuidagi märkamist ja siis sa seda kutset nagu vastu ei võtta, et see natukene... Oled sa sõitnud Viimsest tipptunni ajal Tallinnasse? See on ikka päris rits tee. No, see laupäeva kaks tipptundi. No Viimsest tuleb ikka vahet üle, mis see liiklus on, sealt tuleb ikka kiirem nagu Elvast ju. Seda küll, jah. Elvast olid ju esindajad kohal. Jah, oli küll, jah. Kalmer ja see Anna-Marta Reino olid kohal, et jah, muidugi oleks mängijad ka tahtnud seal näha, aga tõesti neile annad nagu mingis mõttes natukene lihtsamini andeks, aga kui sa oled ära registreerinud juba ka see, et kuidagi natukene ka austus võib-olla siis korraldajate vastu või võib-olla muidugi ka seda süsteemi siis parandada, et kui sa paned, et tuled, et siis tegelikult muuta, et tegelikult ei tule või
et see võib olla nii oluline nagu oleks, aga samas nagu on ka, et kui sinuga on nagu arvestatud. Jah, aga sportlikus mõttes või sportlikus võtmes siis selle avamise võib-olla kõige olulisem sündmus oli siis karikaloos nii meeste kui naiste seas. Meestest alustades, nagu me seal kohapeal ka mainisime, siis just kõige igavam karikaloos, mis üldse sai olla, ehk siis nagu põhimõtteliselt kõik kõige tugevamad loositi kodumängudeks ja kõik kõige nõrgemad loositi neile vastamisi ja enam-vähem sellises järjekorras ka, et oleks nagu võimalikult vähe üllatusi. Ehk siis ainus Premier Liiga sisene paar on siis Flora versus Nõmme United, kes siis nagu Aivar Pohlak ka mainis, mängivad 2 mängu järjest nüüd Premier Liiga hooaja avamängu ja siis sellel järgneval nädalal kohe nädala sees siis selle veerandfinaali omavahel, et mõlemad Sportland Arenal. Ja ülejäänud siis Premier Liiga versus Esiliiga duellid, et selles suhtes mingit pinget seal ei tekkinud, Paidele ka sobib, kes ju kõige, ütleme, küüsin närivamalt seda karikaloosi kindlasti jälgis ja seda karika käekäiku vaatab, et nemad ju nende jaoks on selles suhtes ärev olukord, et nii Kalju kui Levadia on ju välja langenud juba sealt esikolmikust, ehk siis nad peavad lootma, et kas Flora või nad ise võidavad selle karika ja selles suhtes neil sobib, et mõlemad tõenäoliselt jäävad ellu. Paide siis ise läheb Kaleviga vastamisi. Et selles suhtes ma ei tea, on kellelgi mingid kommentaare selle? Ei no selles mõttes jah, et kui niimoodi mõelda, siis väga igav loos ja soosikud on üsna selged, aga no ma ikkagi annaks nendele mittesoosikutele ka mingisuguse võimaluse ikkagi okei, Nõmme United on juba Premium Liiga klubina esindatud seal mittesoosikute hulgas, aga tegelikult need iseseisvad Esiliiga klubid, et nad on ikkagi, ma julgeks arvata, et näiteks Viimsi, et kes juba Kalju kukutas. Jah, ja kes siin mõni aasta tagasi sai ju karikas Transist jagu. Tõsi küll koduväljakul, nüüd nad lähevad ise Narva, aga jah, tundub justkui, et paberil on paigas, et kes edasi pääsevad, aga seda suurem on siis üllatus, kui nii ei peaks minema. Jah, 2 paari lugesime ette juba, sa mainisid ka Trans versus Viimsi ja Pärnu Vaprus versus Velko on ka siis paar, et ehk siis Stoikovits saab Stoikovitsi derbi, jah? Jah, Stoikovits saab Paidesse tagasi minna, mis seal huvitav veel on, Veensalu läheb Pärnusse tagasi Velko mängijana. Jah, ja nii ongi. Meil tuli ka huvitav küsimus, Joosep küsis, kes võidab karika, aga Martin küsis, kas tõenäolisem on Vapruse või Transi finaali jõudmine. Ehk siis Vaprus Velko vastu, Trans Viimsi vastu, nagu ütlesime, mõlemad on selged soosikud, aga mine tea, on ju alati võib juhtuda, aga see suhteliselt 50-50 ikkagi. Mõlemad on suhteliselt võrdsed võistkonnad, ma arvan, et emal kummal nii Flora kui Paide vastu, kui poolfinaalpaarid peaksid sellised tulema, on suhteliselt samasugused võimalused, kui nad omavahel vastamisi lähevad ka suhteliselt 50-50, eks ju. Et ma ei oskaks isegi kumbagi nagu tõenäolisemaks pidada. Võib-olla ajaloolise järjepidavuse mõttes Trans on nagu tõenäolisem. Aga samas ma peaks praegu tõenäolisemaks Vaprust, sest ma arvan, et Vapruse võiduvõimalused Velko vastu on suuremad kui Transi võimalused Viimsi vastu. Tunnetus on selline lihtsalt. Hooaja algus ka, siin on kunstmurud, ma ütlen, võib-olla ei ole veel kõik päris 100% valmis hooajaks, et siin üllatused tõenäolisus on nagu natukene, ajalugu on näidanud, et on natukene suurem siin hooaja alguses. Jah, aga kes võidab karika? AI ütles ju, et Flora vist. Jah, täna tuli välja suur AI ennustus, mis eelmine aastal ju ootamatult täpne, tulete meelde, et Florat ei ennustatud ju, päris inimesed ei ennustanud võitseks, aga AI ennustas täpselt ja ennustas ka karikavõitja pihta Kalju, et tasub kuulata, mida räägitakse. Seekord siis oli ju, kuidas seal oli, karikavõitja oli ju meil Flora AI-ga ja tiitlivõitja oli Levadia. Aga mina ajakirja jalkaennustuses panin karikavõitjaks Paide. Mis ei ole üldse võimatu asi. Et see Paide jaoks on lihtsalt jällegi oleneb nüüd sellest, milline see poolfinaalide loos tuleb, kui nad peaksid edasi saama, Flora peaks edasi saama, et nende jaoks pigem sobiks see, kui nad ei satuks Floraga kokku. Tegelikult mine tea, et kui nad ei satu Floraga kokku, aga juhtub nii, et nii Paide kui Flora kaotavad siis oma poolfinaali, siis on automaatselt pekkis, jah.
aga noh, kui nad näiteks Flora ka peaksid karikafinaali saama, siis on juba poolfinaalide järel kästi neil. Jah. Naiste karikaloos toimus ka ja seal oli siis selline omapärane olukord ju, et üks sedel oli siis ju nii-öelda tühi sedel. Ehk siis Tabasalu võistkond, kes siis üle-eelmise hooaja esinelikusse jõudmise tõttu, naiste see karikasüsteem on selline, et eelmise hooaja esineliku tiimid saavad siis otse veerandfinaalidesse niimoodi, eks ju. Ja noh, see on juba aastaid olnud nii. Jah, ja kuna Tabasalu siis on naiskonna maha võtnud, siis nemad karikas ei jätka ja oli siis, kes oli, Viimsi või? Viimsi, jah. Kes sai siis nii-öelda tühja loosi. Ehk siis otse pääsme poolfinaali. Flora Tuubel Elva, võib-olla päris huvitav mäng võib tulla, et Laura, sina Elvat oled värskelt tunda saanud, võib-olla annab veel tunda kuskil kehas selles suhtes, et eile õhtul oli ju, sina Paidega said seal Elvas, mitte Elvas, vaid siis Tartus Elvaga mängida, ja skoor jäi vist 7-0 või? Jah. Ei, no eks seal Elval näiteks Loviisa Männiste, kes siin koondislane, et mängis seal ka 30 minutit, eks seal natuke muresid on neil sees ka ja siuke valmistumise värk, et seal 45. või 60. minutil kuskil seal tehakse neid vahetusi, et ega sellest ei saa midagi lõplikku välja lugeda, et ja samal ajal ju Flora Tuubel mängis eile Harjuga 1-1, eks siis niipidi ütleks, et isegi Flora Tuubel võiks tugevam olla kui Elva, aga kodumäng ka Floral muidugi, Flora Tuubel. Jah, et seal oleneb kuidas neid mängid seal ju registreeritakse ja tehakse ka, et kes on seal esinduses, kes on tuublis. Et see paar on pigem päris lahtine, et just naiste loos on pigem selline, et Flora Saku samamoodi lahtine ja siis Paide Tammeka, seal tahaks eeldada, et Paide, kuna Paides on ülipalju neid endisi Tammeka ja Tammeka on nüüd esiliga naiskond. Et selles mõttes seal on nii selge noorenemine toimunud, et samas kindlasti teevad tublisti tööd, neil just ka oli edukas sõprusmäng äsja 3-1 võitsid, aga kohe ei meenu kelle vastu. Et selles mõttes neil töö käib ja ka heas suunas, aga lihtsalt täna ma arvan, et pigem nad nii tugevad veel lihtsalt ei ole, aga teised 2 paari on ikkagi väga, ma arvan, lahtised. Jah, Saku Flora siis kõige nii-öelda tugevam vastasseis tõesti, et seal Saku Flora on siin aastate jooksul väga palju vastamisi olnud, siin vahepeal oli ju väga-väga pikk periood, kus Saku vist ei löönud ühtegi väravat, isegi Florale siin ma ei tea poolest Floral oli mingi 100 mängu või isegi rohkem, kus umbes keegi ei suutnud neid võita või nad ei kaotanud kordagi või mis oli, ma mingil hetkel tegin mingisuguse artikli. Mingil hetkel oli ka see Saku Flora omavahelised mängud just oli see, et kas Flora oli mingi 40 või 50 väravat järjest löönud, nimelt Saku ei olnud ühtegi löönud vastu. Eelmine aasta oli küll, et esimesed 4 mängu 20-0 oli väravate vahel siis Flora kasuks ja siis Saku võitis 1-0, et jah, suhteliselt ebaloogiline justkui, aga täpselt on see karikas, et üks mäng ja on ju Sakul see edu karikast ette näidata mõni aasta tagasi, kus siis 2-1 võideti koduväljakul poolfinaalis ja siis tuldi siia A Le Coq Arenale ja võideti see karikas, et kõik teed on valla. Karikamaagia. Meeste karikas saime ikkagi selle intrigeeriva paari, mida oleks meeste karikas ka oodanud, aga mul on hea meel, et selle vabapääsme või otsepääsme poolfinaali ei saanud Flora Tuubel. Et oletame, et Flora Tuubel oleks saanud sellise loosi, et ilma mänguta 4 hulgas poolfinaalis, aga samal ajal siis veerandfinaalis näiteks Flora esindus kaotab Sakule, mis võib ju tegelikult juhtuda. Ja siis oleks poolfinaalis Flora Tuubel esindatud, aga esindusnaiskond mitte, et see oleks lihtsalt kuidagi totter olukord. Ei ma ütlen karikamaagia jällegi, et asju võib juhtuda, aga mängude esialgsed toimumisajad on ka selged, siis 10. märts, teisipäev, juba paari nädala pärast, eks ju, Flora United ja Vaprus Velko, Flora United siis Sokkaneti ülekandes ja kolmapäeval siis Paide Kalev Sokkaneti ülekandes ja Narva Trans siis Viimsi samal ajal. Ja naiste veerandfinaalit siis 28. aprillil teisipäeval, siis sinna on veel paar kuud aega. Ehk selline info siis praegu. Jah, nii on. Kas meil on Eesti jalgpallist üldse veel midagi rääkida? Okei, see muidugi on. Saamegi selleni siis jõuda, et uuel nädalal ju
sel nädalal siis juba Liivimaa karikas, homme õhtul Flora versus Riiga FC ja laupäeval siis superkarikas Flora versus Nõmme Kalju, nii et jalgpallihooaeg on nii-öelda üritusega avatud, aga nüüd päriselt hakkavad nii-öelda ma ei tea, kas saab öelda mõisa peale mängud, need superkarikas ja eriti see Liivimaa karikas on nagu ikkagi natukene veel sellised kerge siuke sõprusmängu lõhn on kuskil veel juures, nagu hõljub seal õhus veel. No ma arvan, et superkarikas enam ei ole. Jah, superkarikas on seda vähem, Liivimaa karikas kindlasti rohkem on ju, aga sest seal see on nagu selline natukene kunstlik karikas võib-olla, mille peale mängitakse, et seda ei ole, see ei ole ju päris iga aasta toimunud ja nii edasi, et kuidagi sageli kattub nagu sellega, et kui Flora on Eesti meister, siis see korraldatakse on ju. Või teised ei ole ilmselt nõus olnud, et seal lihtsalt on vaja, et mõlemad pooled oleksid käpp. Aga Flora Riiga FC kindlasti Flora jaoks päris tummine mäng. Riiga FC on ka siin ju Türgis laagerdanud, eks ju, Läti superkarika mäng ju mängitigi Türgis üldse. 4-1 võideti. Meil on juba üks tiitel olemas. Üks tiitel olemas juba selle hooajal, lähevad teise järele. Aga Floral on ka võimalik ühe nädalaga kaks karikat juba kätte saada. Ma ei tea, selles mõttes, et superkarikas, kui selle kaotad, midagi katastroofi ei ole ei Flora ega Kalju jaoks, kes seal teine osaline on, aga tasub see mäng kaotada, sest nagu me teame, et superkarika võitja üldjuhul Eesti meistriks samal aastal ei tule. Jah, tavaliselt on nii olnud. Ja ka eelmine aasta oli. Eelmine aasta Levadia võitis Kaljut, see oli päris äge mäng Viljandis, Kalju juhtis ja siis Levadia tuli tagasi niimoodi, et 3-2 vist oli lõpuseis, on ju. Aasta aega tagasi toimus mäng ise vist kommenteerisid ka. Mina kommenteerisin, ma ütlen, aga seal oli intriigi oli tähendab. Äkki oli 2-0, Levadia läks ette, siis Kalju tuli 2-2 peale ja siis jah, niimoodi oli vist pigem. Ja Levadia oli 3-2. Sest algus tundus tõesti, et Kaljul on täitsa luu kurgus, aga siis tuldi kõps tagasi ja lõpus ikkagi juba tundus justkui, et momentum ja kõik on nagu Kalju kasuks, aga siis Levadia suutis selle ikkagi võita lõpuks. Ja meistriks ei tuldud, eks ju, samal aastal ja nüüd on Flora Kalju omavahel ja Kalju siis vigade paranduse võimalus. Kumb siis soosik on? Ma ütleks, et Kalju tundub, et neil on asjad üsna hästi arvestades seda, et neil on koostöös suhteliselt minimaalselt muutunud ja nad on saanud ikkagi enam-vähem samade meestega teha oma asju edasi, aga Flora on Flora. Et seal neil on mingi võluvärk seal taga just kui teine kord, et raske öelda. Ma arvaks gramm rohkem ikkagi on Flora soosik. Ilmselt jah, mingisuguse sellise üldise valitsev meister ikkagi, eks ju. Aga selle Hussari Trenčinisse mineku puhul me Flora vaates seda ei rääkinudki, et tegelikult Floral ju parem kaitses nüüd vist põhimees on Mark-Henrik Kukk. Ehk siis nagu eelmine aasta Tovstik tegelikult, noor poiss visatakse vette, et uju välja. Vaatame, keda Vassiljev hakkab sel positsioonil kasutama. Luka lasti ka ju Kuressaarde, kes siis ju tegelikult Kuressaarega liitudes ütles, et Floral on ju just tugev konkurents ja noored tulevad peale, et kuigi ta võib mängida nii äärekaitses kui keskväljal. Aga jah, huvitav. Hussar vedas, või see Tovstik vedas eelmise aastal ilusti välja. Ja ma ütlen, Kukke, mina kommenteerisin seda Flora AIK mängu, mis on Flora võib-olla kõige tugevam mäng, eks ju, selle eelhooajal olnud. Ja seal minu meelest Kukk sai väga hästi hakkama, näiteks AIK nende teravate äärte vastu, et selles suhtes võib-olla sealt on järgmine Tovstik või ma ei... Kas tõesti ei ole rohkem parem kaitseid või? Ma proovin kiirelt peast läbi lasta. Kes oli eelmine aasta, ei olnud ju Hussari kõrval ju kedagi, kes oleks hullult mänguaega teinud. Nüüd mängis seal ju, Kolobov mängis Levadia vastu vist, jah. Et kindlasti need keskkaitsed on ka, keda saab seal kasutada, et vajadusel, aga ma arvan, et Kukk võiks olla see, kes nagu põhiraskust siis ilmselt kannab. Et jah, mõlemad mängud siis Sokkernet TV eetris homme õhtul ja laupäeva õhtul siis ka päris põhjaliku stuudioga, nii et tasub vaadata. See mäng Paide hallis siis ongi natuke pigem selline teleüritus, sest sinna kuuldavasti väga palju inimesi reaalselt ei mahugi. Kindlasti oluliselt vähem kui Viljandisse. Jah, et seal on, ma ei mäleta nüüd täpseid arve, aga 200-300 kohaline tribüün, eks ju, seal vist lisatribüüni ikkagi nendest lüüsidest kuidagi sisse pigistada ei anna ja siis lihtsalt seisukohti müüakse ka sinna natukene, aga mitte nüüd ülemäära palju, nii et
et kes siis saali ukse taha jääb, siis Sokanet TV aitab välja. Nii, kas meil on Eesti jalgpallist midagi veel rääkida või ongi siuke viimane vaikus enne tormi tundub? Veidi siuke ootusärevus jah, et kuidagi kiirelt on läinud need hallimängud ja õnneks jumal tänatud, et need mõned mängud veel siin hallis on, aga õnneks saab läbi, et kuidagi see nagu väsitab väga palju nendes hallides käimine ja kuidagi ootaks juba ilusaid ilmi ja nagu päris jalkat. Ilusaid ilmesid. No jah, mõtlen, siin laupäeval ju selle hooaja avaamise puhul esimene siuke väike sulailm oli nagu hommikul korra, aga nüüd on jälle külmaks pööranud, et mina naudin suusaradu veel hea meelega natukene. Aga ega nalja ei ole, ega see hooaeg tuleb ja õues mängud hakkavad peagi pihta, et ega see homne Liivimaa karikamäng pidi ka ju algselt Sportland Arenal toimuma, ilma tõttu liigutati nüüd ikkagi Jalgpalliliidu halli. Mitte Türki, jah, seekord. Ja superkarikas ka siis päris Türgis ei toimu, kuigi see ilmsel Paide hallis, Laura ilmselt teab värskeid andmeid rääkida, väga palju vist Türgist ei erine. Ei, seal on hästi, jah. Paremini kindlasti, kui seal Anne Mõisas ja mis halle siin veel on saanud väisata, et väga okei. UV on 0 ainult. Jah, seda küll. Jah, kapitan Bergmanil seal, mis see oli, UV 10 ja 30 kraadi seal Dominikaanis, et sellist asja meil ei ole. Jah, Ussari puhul mainime ära käes, et nädala loetu uudis oligi tema intervjuu, siis Kris sinu poolt tehtud on ju, mis nii-öelda emotsioonide või tunnetega palju sealt, ütleme, läbi telefonitoru siis välja kostis? Ametlik teade, kui ma õigesti mäletan, tuli Eesti järgi 18.00. Ma arvan, ma selle kõne tegin Ussarile umbes 18.05, et ta võttis kohe vastu ja kuidagi selline väga õnnelik ja rahulolev oli, et karjääri esimene välisleping ikkagi talle. Ja lepingu pikkus ju ka igati korralik, 1,5 aastat, pluss siis võimalusega seda ühe hooaja võrra pikendada, ehk et samasugune nagu Poomil. Et ei ole selline, et võtame su 5 aastaks, vaatame, milline sa oled ja siis otsustame, vaid juba klubi usaldus on natuke pikem ikkagi. Äge, selles mõttes, et kuigi viimane kord, kui 3 eestlast ühes klubis olid, siis ega seal Iirimaal Bohemiansis väga hästi kellelgi tegelikult ei läinud ju. Reinkord lõi esimeses mängus selle värava ära, aga sealt oli kiire tulek ja tegelikult suhteliselt kiiresti tulid ju Miller ja Lillander ka tagasi. Laura, sa kibelegi ütlema, et 3 eestlast on praegu ka ju Katanias koos ja kõigil läheb väga hästi. Praegu tuli Lillanderiga meelde see värk, et ma mäletan, ma ajasin mida ta taga, aga siis tal oli mingi telefoniga mingi probleem, et tal päriselt läks telefon katki, et see oli üks kord, kus mõtled, ära Luiska, nagu räägime, teeme selle intervjuu ära, aga ta päriselt, et mul tuli see lugu meelde, kuidas ta päriselt oligi, mul saadeti pilt, kuidas ta seal kuskil telefoni paranduse sabas ootab midagi, et mul tuli see meelde, aga ei, praegu on jah 3 eestlast ja neil läheb hästi ühes klubis, et Kristina Teern ja Maris Lillem oli selle palts. Järjekordne kübartreenilt on ju. Pöörane. Aga samas mitte ei taha nagu pisendada kuidagi seda liiga taset, kus nad ka mängivad, aga on näha, et nad nagu selles mõttes ma arvan, et see on väga hea samm, mida teha, et mitte minna välismaale kuskile, kus sa hambad ristis nühid ja ei saa umbes midagi aru, mis su ümber toimub, et sa saad hästi mängida, sa saad seda enesekindlust, ongi niikuinii välismaale minek on ju täiesti nagu võõras koht, sa pead niikuinii seal harjuma nagu kõigega, mis su ümber toimub, et saadki korralikult mängida, muidugi kõik 3 on väga head mängijad, A-koondises potentsiaalselt põhimängijad, Teern võib-olla siis kõige vähem, aga nii Palts kui Lillemäe mõlemad ütleks kindlad alustajad, et saavadki mängida teha, on tõusmas selle Kataniaga seeria B-sse, et ma arvan, et nagu väga, väga hea samm ja tõesti Teern lihtsalt pommitab, et eks näis, kuidas see A-koondises tuleb, et milline see valik sinna rünnakule saab olema Aleksandr Ševaldaja poolt. Kaua oodata enam ei ole, sest homme juba naiste koondis ju kogunebki, ehk siis ootavad ees mängud Bosniaga. Eesti jalgpall väga palju ütleme siis negatiivseid emotsioone toonud Zenica linnas ja teine mäng siis Leeduga.
Raudondvaarise linnakeses, kus siis viimane Balti turniir ka ju toimus. Ehk siis need mängud siis 28. veebruaril Bosnias, ehk siis selle nädala juba lõpus, ja teine mäng siis järgmisel nädalal Leedus, nii et 3. märtsil oli Bosnia mäng, järgmisel nädalal mõlemad mängud ikkagi ju. Jah, 3. ja 7. jah. 28. hakatakse sõitma Bosnia. Ja need kogunevad ühesõnaga homme, jah. Ehk siis meil koondise koosseisust ka mingisuguseid huvitavaid asju silma jäi. Üks kõige ootamatum nimi võib-olla see Anastasia Južaninova, seal värskelt Florasse siirdunud siis Sararati kasandik. No vot jah, kes tahab siin otsida siin ikkagi draamat, siis kindlasti selle nimega seoses leiab nagu üles, et Florasse ja kohe koondisesse, et see liin on siin väga selge, aga tegelikult üsna tugeva mängi tegemist ka selline keskväljal ta Floras on mänginud seal nagu natuke nagu 6 kandis, et siuke jõuline ja tubli mängija, tegelikult ma mäletan millisest aastast Araratiga, seal oli ju väga palju selliseid potentsiaalikaid mängijaid ja nad ju reaalselt seal vist Saku mängisid üle korra, Floraga olid napilt mängisid, et nad võitsid ikkagi päris naiskondi ka ja ongi täpselt tänu sellest selle Južaninovatele ja Uzjukinatele ja seal neid kaksikute paare ju 2 tükki, et teine, mis seal on, mis siin silma jääb, Janika Volkov pärast ka siin viimati vist oli kevadel koondises, et tal on ka neid tervisemuresid olnud, aga nüüd koduklubis laskis ka ilusti mängimas koos Räämetiga, et seal on hästi ja Liisa Merisalu, kes on kaasa võetud kui 24. mängija, et ei ole veel päris taastunud oma jalavigastusest, tuli ju tagasi naiste meistriliigasse ja kohe esimeses mängus ju tuli see vigastus, et hüppeliigas seal miskit murdus, et pole veel päris valmis, aga jällegi alati nagu tore näha, kus proovitakse mängijaid nagu koondise juurde kaasata, et saaks sinna rütmi tagasi ja piisavalt nagu saaks nii-öelda tagasi vaikselt sisse sulanduda, et Rahel Repkin ka pärast pausi tagasi, et on millal Rahel Repkin viimati meistriliiga tasemel mängis? Hea küsimus, äkki ta läkski pärast pronksi hooaega 23? Siis välismaa ka vahel, eks ju, aga eelmise hooaja, kas ta tuli eelmise hooaja suvel keskelt? Suvel tuli tagasi, jah. Ühesõnaga pool aastat tegelikult, otse teisest liigast just kui on ju. Jah, selles mõttes küll, jah. Ja Kubassova on siin ka vahepeal olnud natukene mingid vigastusi muresid, aga ka on nimekirjas, et mingid üllatusi nagu otseselt ei ole, et siin lihtsalt Tarkmäel Purgats, kellega on ka siin vahepeal muresid olnud, et loodetavasti on nad ka terved, et tegelikult koosseis on meil ikkagi väga tugev ja Kelly Rosen rihib ka sinna 100 mängu poole, et meil on siin kõike on noorust ja kogemust ja ma arvan, sellega annab sõita küll. Jah, Južaninova puhul siis esimene ju sellest Ararati väga võimekast 2009 sünniaastaga tüdrukutest, kes siis ju A-koondis on murdnud, eks ju, ma ju ei eksi selles osas. Jah, peaks ju küll olema, kes seal ikka muud on olnud. Nii noored ju, ta on ju, ei ole veel isegi 17 veel, et jah, nagu me siin Ararati lahkumise puhul ka rääkisime, et tegelikult see tüdrukute võistkond, kes seal on olnud, oma vanuste noortekoondis oli neid täis tegelikult, neid Ararati tüdrukuid, et loodetavasti nad ripakile ei jää, nagu me näemegi erinevatesse kohtadesse on nad liikunud ja saavad siis oma jalgpalliteekonda tegelikult jätkata. Kus siis paistab üsna noor, kui ma siit kõrvalt jõudsin ilusti kokku lugeda, siis eelmisel sajandil sündinud mängijaid peaks olema ainult 5 ja neist 4 on kaitsemängijad, ehk et tagaliinis on kogemusele panustatud. 6-7 mina loen kokku. Rosen, Räämet, Repkin, Tullus, Lillemäe, Treiberg, Kubassova. 2000, 2000 on ka veel eelmise. Okei. 1-9 siis algusega. Jah, kelle sünniaastad algavad 1-ga, neid on natukene vähem. Olgu nii, et aga meil siin kusjuures õues ka kaamera küll näita, aga Ale Kokk Arenal ka toimub väike lumepuhastus või hakatakse seda lund siit ära koristama väljaku pealt, sest ega sellest suust nalja pole. Naiste koondis ju, kas aprillikuus on ju järgmine aken ja siis ongi juba, tuleb kodus ka mängida, nii et need peaksid siis olema Ale Kokk Arena selle aasta esimesed mängud, naiste koondise kodumängud, 14. aprill Liechtensteiniga ja 18. aprill Leeduga.
Need mõlemad on A. Le Coq Arena'le planeeritud, nii et aprilli keskel, ega nalja pole, kui siin on ka nagu selline talv natukene pikemalt kui võib-olla tavaliselt. No siis on juba 20 kraadi, ma loodan. Aprilli keskel. Mäletan, eelmine aasta oli ühe korra aprilli keskel oli siuke mingi 25 kraadi isegi, üks päev oli. Mäletan, mingi Harju kodumäng oli ka veel, me käisime perega vaatamas isegi. Rannad olid rahvast täis. Ma ei tea, kas rannad olid, vesi oli ilmselt mingi 5 kraadi, aga see oli tõesti, see oli päriselt aprillis, siuke ootamatult soe ilm. Olgu nii, välismaalt nii palju meistrite liigas, siis mängiti neid play-off mänge ja päris selline intrigeeriv skandaal tuli sealt ju üles, ehk siis Vinicius Juniori õhtu võttis siis sellise päris ootamatu pöörde Benfica vastu, kus siis lõi väga ilusa värava, tähistas seal võib-olla, ma ei tea, natukene provotseerivalt, natuke mitte, võib-olla see ei olegi nii oluline, aga siis see, mis sealt pärast siis sündis, oli see, mis siis igal pool pealkirjadesse ja uudistesse jõudis, ehk siis kas niimoodi öeldud asja saab karistada või mitte? No keeruline olukord kahtlemata ju, ega me tegelikult keegi ei tea ja ilmselt ma arvan, et ei saagi teada, et mida see Benfica mängija, kelle nimi mul isegi praegu meelde ei tule. Ma just tahtsin meelega selle sulle jutulunga anda, sest mingisugune Anni ta oli. Ühesõnaga, ma arvan, et me ei saa lõpuks kunagi teada, kui ta ise ei ütle, ta on juba öelnud, mida tema ütles või ta väidab, mida ta ütles, ehk ta ütles, et Prestiani, jah, oli. Ta ütles, et ma ei seimanud teda, ütleme, ma ei seimanud teda ahviks, vaid pederastiks, peab niimoodi või? Ei, kas ta ei öelnud midagi, et kutsusin teda brotheriks, vennaks või Hermono oli vist. Hermano on. Hermano, et ja mono vist teil see ahv ühesõnaga, tema väidab seda, Real Madridi mängijad väidavad teist, ega me ju tegelikult, mis siin kommenteerida, me ju ei tea, mis see lõplik tõde on. No ei tea, aga ütleme, kui sa kutsud kedagi vennaks, siis nagu seda tehes meelega niimoodi teha, panna see särk sinna suu, et see ei, ütleme see inglise keeles circumstantial evidence ei näe nagu üldse hea välja selle Prestiani osas, et ja nähes ka seda videot, kuidas Vinicius nagu kohe sellele reageeris, siis see seal nagu ilmselt tegelikult realistlikult ei ole mingit sugust erilist kahtlust, et ja vaadates, kuidas ka seal Argentiinas nagu rahvuskaaslased väga teravalt reageerisid sellele, siis kuidagi ei tundu loogiline, et seal oli midagi muud tegelikult, aga lihtsalt see terve olukord on nagu päris huvitavaid teemapüstitusi üles toonud, et kuskil ma kuulsin isegi, et kas peaks kõikidele mängijatele mikrofonid külge panema, nagu, et kas me tõesti oleme nagu sinna jõudnud või kas see on tõesti vajalik, et ei ole nagu selliseid asju seda kindlasti ei ole vaja, sellepärast, et isegi kui praegu neil mikrofone küljes ei ole ja mis sõnad sealt vahepeal isegi meie ülekannetesse jõuavad, siis ei ole vaja. Ei mitte, et need ülekandesse jõuaks, aga et sa saaksidki pärast nagu kontrollida, mida keegi ütles siis, või kas keegi ütles midagi, aga see tundub nagu naljakas. Ja teine see lihtsalt, mis kuidagi nagu natukene võib-olla proportsioonist väljas on see, et mida need argentiinlased võib-olla ise ka nagu vastu, et Vinicius ise muidu põhivend, kes kõiki solvab ja kõiki, ma ei tea, trash talkib ja asja, siis kui keegi talle midagi vastu ütleb, siis on kohe nagu, et see nagu, et kuidagi nagu ebaproportsionaalselt minu arust suur on see vahe nagu mingisugused avas, ükskõik sa võid kellegi ema, vanaema sõimata seal mingisuguseks, ma ei tea, ükskõik, mind võib, ma ei tea, kääbuseks või kiilakaks sõimata, need on ka asjad, mida ma ei saa muuta, näiteks on ju, aga kui sa kellegi nahavärvi solvad, siis see on nagu täiesti mingi täiesti teine asi nagu on, et Vinicius, kuulis seda sõna kohtuniku poole, et vaata, mis ta ütles. Et kuidagi see mingisugune nagu kuidagi tasakaal on kuskil nagu paigast ära. Mitte, et ma absoluutselt tolereeriks või ütleks, et näe, Vinicius ise küsis seda ja näed, et rassistlikult võibki solvata. No mina ütleks küll, et see tants nagu minu pilgu läbi oli ka, nagu see tähistus nagu seal oli küll natukene nagu ka piiripealne, et kui sul see klubi lipp seal nurgalipuks on ja niimoodi, et sealt võib välja lugeda, aga tõesti sükest... Aga me näeme ju selliseid tähistusi nagu suhteliselt tihti, mingid sarnaseid, et see ei on, minu meelest see ei on nagu midagi nagu
nagu sellist, et sa jooksed nagu Adebayori see kuulus klipp, et sa lööd ühel pool platsi värava ja siis jooksed nagu sihilikult üle terve platsi võõrsil fännid ette tähistama, et noh, see on nagu midagi sellist minu meelest. Aga noh, jällegi, maitse asi. Jah, et ongi seal jah, kes kuidas tõlgendas tõenäoliselt, et noh, ja noh, tõesti, et me ei teagi lõpuks, mida ju keegi ütles, aga just ka see, et just kõik need asjad pöörlevad ümber Viniciuse. Alati on jah tema see. Täpselt nagu, et alati on tema, et kas seal on kuidagi aru saadud, et see on see koht, mida kratsida ja sealt alati tuleb või nagu mis seal nagu toimub, et see ei saa olla nagu juhuslik. Samas, noh, ma ei tea, see kuidagi hästi imelik, et noh, kõik on ümber tema. No selge see, et rassismil kohta ei ole, aga ja me ei tolereeri seda, aga noh, isegi kui Vinicius on kuidagi tundlik sellel teemal, siis noh, nüüd mängijad, fännid, nad võiksid ju teistmoodi targad olla, et ärge olge rassistlikud, proovige kuidagi kavalalt talle naha vahele pugeda, et ta siis rivist välja lüüa. Noh. Igatahes, ma ei tea, UEFA vist pole mingit otsust nagu teinud selle Prestiani. See vist läheb jah üli palju aega, et ja noh, tõesti, mis need tõendid lõpuks on. Jah, jällegi UEFA nahas nagu selles suhtes olla ei tahaks, et nagu ma ütlen, kõik need muud tõendid justkui viitavad, et justkui midagi oli, aga noh, sa ei saa talle otse mis sa üritad? Ei lasta olla. Et lihtsalt, aga noh, sa ei saa ju otseselt tõendada kuidagi, et täpselt niimoodi ütleski. Ja nagu see Benfica ise vist säutsus ka umbes, et need vahemaad, mis siin väljakul olid, et keegi ei saanud, või nagu, et teised mängijad ei olnud reaalselt füüsiliselt võimalikud kuulma seda, mis seal öeldi, sest et need vahemaad seal mängijate vahel olid liiga pikad või midagi, et noh, kuidas seal teised ütlesid, et ma kuulsin ka, et ütles nii, et noh, sa ei saanud kuulda, sa olid nii kaugel, et noh, suhteliselt jah, sõna ma ei ole Mbappéd varem nii nagu endast väljas või pahasena näinud isegi, nagu ta oli ikkagi päris nagu selline kuri selle Prestiani peale, et see ka nagu noh, ma ütlen, just kui viitab kõik muud nagu asjad näitavad, et ikkagi seal midagi sellist oli. Aga ma arvan, et lõpuks me tegelikult ei saa teada. No lõpuks ei saa, aga noh, kas seal nagu noh, ma ei usu, et mingi reegli muudatus tuleb, et sa ei või niimoodi rääkida või noh. Vaata, tihtipeale ju näeme, mingid omavahel räägitaksegi, pannakse käsi ette niimoodi. Taktikat tõenäoliselt või nagu selles mõttes, et keegi ei saaks huultelt midagi välja. Juures ma olen isegi märganud seda siin Eesti liiga mängudel. Ma ei tea, kust see tuleb, et nagu, et kas kuidagi harjumus või vahel olen märganud seda, et pannakse mingi käsi. Aga meistrite liigas see siis röövis kõik selle tähelepanu ära, aga tegelikult seal olid ju mõned huvitavad mängud ka, mis mõnes paaris ikkagi asjad tegid suhteliselt selgeks. Juventus on päris apus seisus näiteks. Juventus on päris apus seisus ja Norra spordist rääkisime, Bodo Glimt pani Interil niimoodi tolmas. No. Et mis oli 5-2 või? Ei, 5-2 oli Juventuse ja Galatasaray mäng. 3-1 ei olnud see Bodo. Ja see oli 3-1, jah. Itaalial on päris halvasti seis. Ja Itaalia oli vist muidu oli äkki selle 5. meistrite liiga koha arvestuses, seal oli ka vist Inglismaa järel teine ja nüüd langes sealt vist ära, et noh, kui Inter nüüd homme on ju kordusmäng juba, et kui nad seal Glimti vastu ka välja langevad, noh see on ikkagi Interi jaoks päris suur prohmakas on ju, et ja Juventusel vist oli üldse esimest korda meistrite ajaloos, kui nad 5 väravat endale saavad lüüa, et ja noh, ka mitte mingisugusel, ütleme, Arsenalil või Liverpoolil, vaid Galatasarayl. Et Itaalia jalgpall jah, selles suhtes häid aegu hetkel ei ela, paistab. Ja nagu öeldud, siis kordusmängud juba sel nädalal. Läheme siis vaatajate küsimuste juurde. Ja küsimusi on päris huvitavaid ja võtame esiteks ette Erki küsimuse, kes küsib siis, et kui suur on naiste ja meeste meistriliiga ülekannete vaadatavuse vahe? Suur. Ja noh, ma vaatasin kusjuures välja, mis sa arvad, ütleme, mis see siis vahe võiks olla? Tunnetuslikult. Mis see mõõdik on, kas meestest toimub Tallinna derbi või Kuressaare? Ma vaatasin hooaja keskmist. Kõikide, ütleme, Sokkerneti ülekannete hooaja keskmine. Ja okei. Ja need, noh, seal on eri mõõdikud, eks ju, kas sa vaatad unikaalseid vaatajaid korraga, unikaalseid vaatajaid kokku, neid play-nupu vajutamisi kokku, unikaalseid, no aga noh, need kõik see, ütleme, see proportsioon oli nagu sama. Ma pakun 4-kordne. Laura, mis sa pakun? Ma läheks kuskile samasse kanti, kui ma mõtlen jah, et just portaali klikkide peale ka siis siuke võib-olla isegi 5.
Kris pani täppi, 4-kordne on see ümmarguselt see vahe, et noh, niimoodi paraku on lihtsalt praegu, et ma ei tea, kas pealtvaatajate numbrites võib ka ju enam-vähem isegi, võib-olla see natuke on isegi suurem see vahe, palju on naiste meistriliiga keskmine publiku arv üldse? Ma ütleks mingi 80-100. Noh, kui 100 ongi, siis 400 enam-vähem ongi ju meeste keskmine. Rohkem on meestel vist ju. Kas nüüd ei tulnud väike langus just? Kas see sinna 600 kanti jäänud või 600-700? Meeste keskmine? Ma võib-olla... See Kuressaare on ka ära unusta. Meeste keskmine oli... naistel 60 376. Ma ei tea, mis ma mõtlesin praegu, ma ei saanud midagi. Flooral oli 637. Jah, seda kõige parema kodu. Naistel on 6. Floora eelmine aasta kõige vähem naistel 47. Tegelikult. Päris huvitav. 60 oli umbes naistel see või? 60, jah. Seda on ikka päris vähe nadilt. Et selles suhtes jah, see on isegi enam kui 6-kordne siis. 6,2-kordne või? Aga vaatenumbrites siis ümmarguselt on see vahe 4-kordne. Katariina Peetson küsib, mis on lemmikstaadion teil, kus kommenteerimas käia? Laura? Ma mõtlesin selle peale ja ma arvan, mu vastus peitub siin samas, eks siis ma arvan, A. Le Coq Arena on selles kõige mugavam koht, kus olla vahet ei ole mis silmaga, sa oled katuse all, sa näed mängu ikkagi üsna kõrgelt võrreldes sellega, et sa oled staadioni kõrval, sul on siin see tagasi abiruum, saad sealt võib-olla mingit snäkki minna võtma, on ju, ja oleneb, kelle kodumäng on. Kes võõrustab, on ju, et siin on, ma ei tea, vetsud ligi, et siin selles mõttes siin on kõige rohkem selliseid mugavusi justkui. Ma ei tea, Laura ütles, et ta mõtles selle peale nii pikalt, ma kuulsin praegu esimest korda seda küsimust. Nii pikalt mõelda ei saanud, aga mul oli esimene ka muidugi A. Le Coq Arena, aga ma ei tahaks nii iga olla. Ma mõtlengi, et kui A. Le Coq Arena on, minul on ka selgelt number 11, see Laura tõi ära, sul sealt katuse all, sa oled, minu jaoks, mis peamine sealt kõrgel tegelikult, et sa näed seda väljakut pallisilmaga palju paremini, aga ütleme, kui me A. Le Coq Arena kõrvale jätame sportlikust nii-öelda just, ma ei tea, intriigi mõttes või huvitav vastuse mõttes, siis järgmine vastus võib ka olla päris proovin praegu kiiresti peas käia veel need staadionid läbi. Ütleme, meil Tallinnas on eks ju... Kadriorg viskas mulle ka, et seal on ka üsna mugav, kuigi ta on natukene, sa ei ole ikkagi seal väljaku keskel. Natuke kaugel ja natuke tsentrist väljas. Jah, et see sinna tabloo suunas, sinna diagonaalis ja sinna tahanurka on ikkagi päris keeruline näha. Aga selles mõttes ta on ikkagi ka katuse all ja mugav, kuigi seal on alati jube külm. Et kui seal on natukenegi tuul, siis see on nii külm. Aga lihtsalt loeme korra, tuletan meelde, kus meil mängitakse Tallinnas, eks ju Sportland Arena, Hiiu staadion, Kadrioru mainisime, Laagris on Laagri Arena, siis on, Narvas on Fama, Pärnus on Rannastaadion pluss siis see Kunstmuru, meil on Tartus Tamme staadion pluss siis Koop jalgpallikeskus, Paides on staadion pluss Kunstmuru. Ma pole seal uuel Paide Kunstmurul... Seal saab küll tornist... Seal on ju torn, eks ma pole sinna veel kommenteerima sattunud. See on tegelikult päris, samamoodi päris mõnus. Kõlab päris hästi, on ju, et ma ütlen, minu jaoks nagu Eestis kommenteerides ma nagu alati tahan, ma oleks nagu võimalikult kõrgel, et ma mäletan, kunagi oli üks mingisugune Infoneti kodumäng umbes aastal 2016, mida ma kommenteerisin niimoodi, et mul ei töötanud hästi see monitor, mis oli niigi nagu mingisugune, ta vist kineskooppi seda taga ei olnud, aga nagu, see oli hästi udune ja sealt nagu päike paistis ka midagi nagu näha ei olnud ja ma olin seal kuskilt nagu väljaku nurgas, vaata. Sealt täiesti nurgas, ehk siis see, mis tagumise väraval toimub, nagu mitte õrna aimuga ei olnud, mis seal toimub sisuliselt, väljaku tasapinnal ka veel on ju. Et see on nagu kõige halvem variant minust üldse. Et kui sealt kõrgel sa nagu palli silmaga vähemalt näed, mis toimub, see on nagu ülioluline minu meelest. Rannastaadionil on ka palju seda olnud, kus sa oled kuskil seal imelikus nurgas nagu. Et see kõrgel olemine nagu oma silmaga väljaku nägemine, see minu jaoks nagu, kui on kuskil võimalik tellingute peale ronida, siis ma nagu alati tahaks seda teha. Kuigi ma tean, et on inimesi, kes nagu, kellel üldse meeldi tellingute peale ronida, et kardavad, seal ma ei tea, kõigub või natukene tekib hirm. Jah, aga A. Le Coq Arena Eestis selgelt number 1. Kris, mitte siis Ilves, aga üks teine Kris küsib, millal Fantasyt saab komplekteerima hakata.
ja uudised selles osas siis on sellised, et tavaliselt on see, eks ju, tulnud siin väga-väga napilt enne hooaja algust, eks ju, see oleneb natukene sellest, kuidas meeskonnad oma mängid üles annavad. Sel aastal on lootust, ei julge veel täiesti välja öelda, et saab natukene varem seda tegema hakata, et ikkagi loodaks järgmise nädala võimalikult alguses selle asja käima tõmmata. Et praegu seisuga lootust on, aga lubada veel ei julge. Ütleme siis niimoodi. Ja Rene küsib, kes ja miks võidab meistrite liiga? Kris? Arsenal. Ja miks? Sest et nad vahepeal olid kõige paremas hoos Euroopa meeskond, tõsi, nüüd on küll natukene järele antud, aga Arsenal tundub, et liigub selles suunas. Laura, on sulle vastuargumente? Bayern. Bayern on siis teine võistkond, kes on Arsenali järel paremselt teises hoos. Jah. Teine võistkond, kes on paremselt Ühesõnaga, ma arvan, et need kaks on praegu peamised soosikud. Jah, mul on ka ikkagi Arsenalist, ma saan ka aru, et mis nende see fenomen on, et läheb hästi, et aga raudselt tuleb kuskil. Arsenal oskab ennast paraku seal viimasel hetkel nagu leiab täiesti suvalised kivid üles meile otsa koperdada, et Arsenalil on võimalik trebel teha, aga lõpuks jäävad kõigist ilma. Aga ma olen kindlalt, ma ei ole kindel, aga see oleks üllatav, kui jälle kuskilt Real Madrid tuleb ja jälle on finaalis ja võidabki ära. Ma just tahtsin ka pakkuda, et ma siis oponeeriks, et võtakski selle Real Madridi, et meeskond, kes ikkagi nagu meistrite liigat oskab mängida, et paneme siis selle. Et miks siis Real Madrid, sellepärast, et nad oskavad ja teavad, kuidas meistrite liigas mängida. Vot nii, ilusat vabariigi aastapäeva juba ette kõigile. Homme on siis täitsa vaba päev ja homme õhtul siis Liivimaa karikas, laupäeval superkarikas ja jalgpallihooaeg hakkabki käima. Aitäh, Laura, aitäh, Kris, aitäh vaatajatele, kuulajatele. Meie siit lõpetame ja kohtume uuel nädalal.